Esiotsa siis sulle palju õnne. Aitäh. Ma saan aru, et siis esimesed punktid ka meesteklassis. Ja mis tunne on? Ei no mis tunne ikka on. Minu jaoks ei ole see nüüd nagu nii eriline, et see punkti võita, et see mingi hetk oleks niikuinii tulnud. See oli ainult aja küsimus, et praegu on tähtsam see, et kuidas nagu mängid ja kas mäng läheb paremaks iga mänguga, et see punkt, see punkt tuleb. See oleneb tõenäoliselt ka väga palju sellest, et kui paljudel turniiridel sa üldse kaasavad, siis tegelikult sa oled veel juunioride klassis ja sul on ka seal palju mänge ja oled sel aastal ju ka suure slammi juunioride turniiridel mänginud põhiringis, nii et aga olen aru saanud ikkagi seda mängupraktikat on nüüd enne seda turniiri vist peale Wimbledoni. No Davis Cupil käisin ja Euroopa meistrivõistlusel käisin. Davis Cupil nii palju küll mängida ei saanud, aga nägin, kuidas paremad mängijad mängivad ja Euroopakatel sain mängida, aga ei läinud nii hästi, kui oleks võinud. Pole hullu, küll need head tulemused ootavad ka ees ja kuidas siis treeneri hinnang täna selle vaadata seda mängupilti, et kas õnnestus selgiselt vastast võib-olla vaevalt, et te olite enne? Ei, vastasest ei teada midagi, aga tal ülesanne oligi oma mängu puhtalt, et niimoodi nagu ütleme nii, et kokkulepitult tegi ta esimese seti. Esimene set oli väga hea, esimese seti mängis täpselt nii, nagu ta peakski mängima. Ja väga loominguline tennis, kui me Toomasega siin kommenteerisime, et neil oli kohe lust oli ikkagi, ja meil jäigi mulje, et see teine set, et võib-olla et tahtsidki natuke atraktiivsemaks seda teha, aga õnneks siis üks ohumoment oli, et korra oli ju setpall ka vastasel. Ja ei tahtnud atraktiivsemaks, võib-olla lasin natukene ja ise ootama rohkem ja Astana sai paremini mängu sisse ja rallid läksid pikemaks ja ei suutnud enam nii kiiresti oma mängu peale suruda seda nii-öelda miksimist, et vahepeal tagavana pealt, vahepeal võrgust, vahepeal kutsun seda võrku ja nii edasi. Vaid jäi rohkem nagu ootamise peale mänge, siis läks võrdsemaks kohe. Ja seda oli näha. Aga me ei hakka siis praegu väga pikalt mõlemad kinni hoidma. Küsimus siis treenerile Andres Kuhile, et mis siis lähiplaanid, et see turniir mingi hetk saab ju ka läbi, et lähikuudel ja on plaanid paigas juba? No järgmine nädal ta mängib veel ühe samasuguse turniiri Soomes. Kus linnas see toimub? Inimest ei tea? Vierumägil. Vierumägi, jah. Samamoodi 10 000. Seal ta on samamoodi põhis wildcardiga, et eesmärk on neid meeste turniire mängida, mitte niivõrd rankingu pärast, vaid just nimelt kogemuse pärast ja oma mängu mingisuguseid teatavaid muutusi sisse tuua ja natuke rohkem selle meeste mänguga ennast kurssi viia. Ja, et edaspidi üks hetk ju pead sa nagunii osalema, lähed meeste klassi üle, siis oled juba nii-öelda maitsnud seda poolt. Aga tunnetad, kas või selle ühe mängu põhjal mingit vahet või kuidas? No eks meesteklassis mäng on füüsilis oluliselt ja serv on nagu võib-olla praegu veel parem kui juunioritel, kuigi juunioritennises paremad mängijad mängivad kindlasti osavamalt ja on kindlasti stabiilsemad ja jagavad mängu paremini kui mul näiteks tänane vastane. Selge, aga soovime sulle edu järgmistes mängudes ja nii palju ka meie vaatajatele, et me kindlasti üritame need mängud kõik üle kanda, nii et te saate näha veel Kennet Raismaa esitust kindlasti ka sel turniiril. Palju edu sulle! Aitäh!